Nii, tere tulemast tagasi, mina olen Elisabeth ja täna me räägime siis lõvitähemärgist. See on nüüd 5. märk selles sarjas, nii et mul on jäänud veel 7 tükki. Nii et jätkame lõviga. Ja enne kui ma alustan, ma lihtsalt tahan ära mainida, et isegi kui sa oled lõvi, siis see video ei saa sinuga 100% samastuda, sest inimesed on ikkagi mingil määral erinevad. Ja kui sul on kunagi öelda, et sa oled lõvi või hambur või skorpion või ükskõik milline 12 märgist, siis see on sinu päiksemärk, aga lisaks sellele on sul veel kuumärk, Merkuuri märk, Veenuse märk. Absoluutselt iga planeet on oma märgis, oma positsioonis ja see on palju keerulisem süsteem. Nii et seal on veel palju teisi aspekte, mis sinu iseloomu ja sinu olemust mõjutavad. Aga kui sa oled lõvi, siis kindlasti leiad sa siit videost midagi, mis sinuga samastub. Alustame. Lõvid on sündinud vahemikus 23. juuli kuni 23. august. Sõltuvalt aastasse võib kõikuda paar päeva siia-sinna, aga umbes selles vahemikus. Lõvid on tulemärk, mis teeb neist väga ekstravertsed ja nii-öelda väljapoole elavad inimesed, kui siis sissepoole. Ühtlasi see teeb nendest väga kreatiivsed inimesed. Lõvide planeet on päike, mis on siis ilmselt see koht, kus nad oma ego saavad ja sellega ma nüüd ei ütle seda, et nad on egoistid. Aga lõvide puhul on see, nende jaoks on oluline nende ego ehk siis kes nad on. Neil on alati vaja teada, kes nad on, mida nad teevad. Nende identiteet on nende jaoks hästi oluline. Lõvi kehaosa on siis südam, mis on kõige tähtsam organ kehas ja selles sellega lõvid, nad teevad asju hästi südamest, nad on hästi südamlikud ja nad panevad oma südant nii-öelda nendest asjadesse, mida nad teevad. Aga ütlesi see annab nende selle egole natuke juurde. Ja kusjuures minu arust egoist olemine ei ole halb asi. Mul on endal päris palju lõvi positsioone. Ma küll ei ole lõvi, aga mul on sünnikaardis palju lõvi. Nii et ma saan täiesti lõvidest aru. Neil on see päike ja neil on see süda ja seoses sellega lõvidele tegelikult meeldib olla tähelepanu keskpunkt. Ma ei ütle, et nad igas olukorras tahavad olla tähelepanu keskpunkt, aga nad tihti on julged ja nad ka kõige ekstravertsemas mõttes, kõige suuremas seltskonnas tahavad olla tähelepanu keskpunkt. Aga see võib tihti olla ka lihtsalt oma pere keskel, oma sõprade keskel. Nad tihti ei ole niivõrd julged uute inimestega. Ja neile meeldib hästi asju teada. Kui rääkida mingist teemast, millest nad teavad, neile meeldib kaasa rääkida, neile meeldib teada. Isegi kui nad ei tea, siis nad teavad, ma ei oska seda paremini öelda. Neile meeldib kaasa rääkida. Ja kui nad täpselt ei tea, siis nad arvavad. Ja kui nad ei tea, siis nad teevad nägu, et nad teavad. Ja neile meeldib tunnustus. Neile meeldib see, kui teised inimesed nende ümber märkavad, et oi, sa tead sellest nii palju, sa oled nii tubli. Neile meeldib, kui inimesed neid kiidavad. Nad saavad sellest motivatsiooni ja selle motivatsiooniga nad on veel tublimad ja teevad asju edasi. Ja lõvidel on tegelikult hästi palju potentsiaali. Absoluutselt igas mõttes, igas valdkonnas, mida nad teha tahavad, neil on väga palju potentsiaali. Sest nad õpivad väga kiiresti, nad on võimelised asju omandama väga kiiresti. No ma toon näiteks näite, oletame, et nad lähevad kuhugi tööle. Ja selle töökoha jaoks kestab treenimine nädal aega. Nad on võimelised see treeningu läbi tegema 3 päevaga ja olla kõige parimad töötajad üldse. Nad õpivad asju väga kiiresti. Ja nad on hästi asjalikud selles mõttes. Ja neil ongi hästi palju potentsiaali iseasi on see, kuidas nad seda potentsiaali ära kasutavad. Sest planeet on ikkagi päike. Päike on tegus, aga aeglane planeet. Päikesel on väga palju potentsiaali muutuda laisaks. Nii et ka lõvid võivad väga kergesti muutuda väga laisaks. Aga kui nad oskavad oma potentsiaali ära kasutada ja mitte laisaks muuta, siis nad võivad väga palju imelisi asju ära teha. Ja kui nad midagi teevad, nad lähevadki asja hästi sisse. Nad võivad hästi ruttu minna sinna hästi sisse ja hakata asja tegema hästi sügavuti. Meil on siis head küljed ja halvad küljed. Hea külg on see, et nad suudavad selle asja väga ära omandada ja saada nii-öelda ala parimaks. Aga negatiivne on see, et nad upuvad sinna sisse natuke ära. Ja nad võivad kogu oma aja panna mingi asja alla sinna sisse ära uppuda ja nad võivad hakata nagu lahmima selles suhtes, et võtta liiga palju korraga. Nad saavad sellega hakkama, aga siis ongi probleem see, et kui nad hakkavad millegagi tegelema, nad alguses lähevad sinna hästi sisse, teevad hästi sügavuti ja hakkavad hästi palju lahmima, aga mingi hetk nad ei suuda seda teha lõputult. Mingi hetk neil saab sellest ikkagi kõrini ja siis ongi see, et nad alguses lahmivad hästi palju, aga hiljem neil tuleb peale see lõvilik laiskus ja nad jätavad asjad pooleli, kas siis täiesti lõplikult või teevad väga pika pausi. Nad võivad ennast üle hinnata selles suhtes. Nad usuvad endasse väga, mis on hea ja see annab meile motivatsiooni, aga samas nad võivad ennast üle hinnata ja oma võimeid üle hinnata just. Üldiselt on ekstravertsed ja neil on komme hakata endast rääkima, isegi kui nad teevad seda märkamatult, nad suudavad seda kuidagi vestlusesse sisse põhimida. Kui rääkida mingist teemast, nad toovad kohe enda kohta sinna näite ja nad kipuvad endast rääkima vahel tüütult palju. Aga muidu nad on hästi lõbusad inimesed. Nad on nii-öelda elunautijad, sest et ikkagi päike on ju. Nad on elunautijad, nendega ei hakka igav. Nad on väga head ajasisustajad, nad suudavad lõbusaid asju välja mõelda ja nendega on lõbus selles suhtes. Ja kui ma räägin, et neile meeldib tunnustus ja neile meeldib teada ja kõik see, siis selle taga ei ole ilmtingimata see, et nad usuvad endasse, aga selle taga ei ole see nende eneseusk. Nende taga on tegelikult see, et nende väidetud pool on see, et nad võivad olla hästi ebakindlad.
ja nad tahavadki seda tunnustust ja endast rääkida selleks, et seda oma ebakindlust maha suruda. Nende stereotüüp on see, et nad on hästi enesekindlad ja neid ei huvita, mida mitte keegi nendest arvab. Tegelikkus on see, et nad võivad olla sees väga ebakindlad ja tänu sellele nad tahavadki seda tunnustust ja nad tahavadki endast rääkida. Nad tahavad, et keegi neile ütleks, et sa teed seda hästi, sa oled tubli, sa oled see. Nii, nad on hästi kreatiivsed. Tihti just mingites kunstivaldkondades, ma ei tea, joonistamine, maalimine, midagi sellist. Neil võib olla väga palju annet ka näitlemises, sest lõvidel on selline endale omane miimika või kehakeel ja üldiselt see, kuidas nad räägivad. Kui nad räägivad, nad kasutavad hästi palju selliseid huvitavaid väljendeid. Ma konkreetselt ei oskagi näidet tuua, aga nad tihti võivad rääkida nagu multikategelased. See võib kõlada jaburalt, aga neil lihtsalt on mingid endale omane miimika, endale omased mingid väljendid, sõnakasutus. Nad võivad kõlada nagu multikategelased. Selle kohta ma pole võimeline näidet tooma, aga kui sa oled lõvi või sul on mõni tuttav lõvi, siis sa ilmselt saad aru, millest ma räägin. Nii, räägime lõvi väljanägemisest. Lõvi väljanägemine on tihti lõvi jaoks väga oluline. Alustame kõige esimesest asjast. Nad on lõvi. Kui me räägime lõvist kui loomast, siis kõige esimene asi, mis tema puhul silma tõrkab, on tema suur lakk, on ju. Ja kusjuures lõvi tähtkuju puhul ongi see, et lõvidel on tihti väga paksud ja väga pikad näiteks juuksed ja nende juustega on tihti midagi, mis tõmbab tähelepanu. Ühtlasi, ma arvan, et ma võin julgelt öelda, et ma pole elus näinud mitte ühtegi koledat lõvi. Minu arust inimese puhul on kaks asja, mis teeb neid ilusaks. Üks asi on siis nende konkreetne füüsiline väljanägemine ja teine asi on nende miimika ja see, kuidas nad käituvad ja see, milliseks nad ennast ise teevad. Ja lõvi puhul on see, et kui nad ei olegi konkreetselt füüsiliselt ilusad, siis nad teevad ennast ilusaks oma miimikaga. Või vastupidi. Nende puhul on midagi, mis teeb neid ilusaks. Koledaid lõvisid ei ole olemas. Nende väljanägemine on neile tihti oluline, tihti ka riiete suhtes. Kas neil on mingi endale hästi omane stiil, või lihtsalt käivad kallilt riides, firma riided, kõik sellised asjad. Ühtlasi, lõvid on väga professionaalsed raharaiskajad. Nad ostavad endale asju kokku, nad võivad raha raisata idiootsete asjade peale. Seda ma ütlen nüüd sellepärast, et mul on endal väga palju lõvi ja ma ise tean seda. Aga ühtlasi nad on ka raha pärast muretsejad. Seal ongi see nii-öelda paradoks, et nad kulutavad seda väga palju, aga nad muretsevad selle pärast väga palju. Nad üldse mõtlevad raha peale päris palju, mis on imelik, et nad ei ole maamärk. Maamärgid on praktilised ja materiaalsed. Aga lõvid ei ole kohe kindlasti praktilised, aga nad on materiaalsed. Aga nad on teises mõttes materiaalsed. Mitte nagu maamärk, mitte nagu näiteks sõnn. Nende materiaalsus ongi just pigem kulutamine, raiskamine ja siis jälle raha pärast muretsemine. Nad tihti võivad elada nii-öelda palgapäevast palgapäevani. Ja nad võivad raha raisata tihti selliste asjade peale, et inimesed nende ümber mõtlevad, et miks sa nüüd selle ostsid, nagu mis mõte sellel on. Aga lõvide jaoks on sellel mõte. Aga hoolimata sellest, et neil on mõte, nad ikkagi võivad teha ka idiootseid oste ja nii-öelda emotsiooni pealt oste, mille peale nad hiljem mõtlevad, et okei, no see oli nüüd tõesti nagu loll mõte, et ma ei tea, miks ma seda tegin. Nii, kui me räägime lõvi suhetest, perekonnast, kõigest sellest, siis lõvid on hästi lojaalsed. Nad on hästi südamlikud. Nad hoiavad enda inimesi väga, oma perekonda, oma sõpru. Nad on üleüldiselt minu arust väga pereinimesed. Ja nad tahavad alati teiste inimeste tuju heaks teha. Nad on väga head motiveerijad, väga head tuju heaks tegijad. Selles suhtes neil on nii särav iseloom. Ja päike on hästi positiivne planeet. Nii et ta teeb ka lõvi hästi positiivseks ja ta tahab, et tema elu oleks rõõmus ja kõik tema ümber oleks rõõmsad. Nii et ta on hästi head inimeste rõõmsaks tegijad. Ütleme nii, et sul on vedanud, kui sul on lõvi tuttav või lõvi pereliige. Ühtlasi, kui lõvi on milleski pettunud, kas siis endas või kelleski teises, siis on konkreetselt maailma kõige kurmem vaatepilt. Või nendest hakkab alati nii kahju, sest nad on muidu nii positiivsed ja kui nad millegi pettunud on, siis see on nagu, sul hakkab nendest kahju nagu väiksest lapsest. Nii, ma arvan, et üks asi, millest peaks veel rääkima, on, mis juhtub siis, kui lõvi läheb närvi. Nad suudavad ennast üles kerida. Ma räägin, et lõvid on ekstravertsed, aga see ei ole alati nii. Ma ei ütle, et kõik lõvid on hullud ja ekstravertsed, aga kui lõvi närvi ajada, siis nad muutuvad kõik täpselt ühesuguseks. Nad võivad konkreetselt sõgedaks minna. Neil tuleb uskumatu energia, nad tahavad kõiki oma kohta panna, nad tahavad kõigile midagi selgeks teha. Nad on hästi suured inimestele asjade selgeks tegijad. Ühtlasi minu arust lõvid on hästi suured loomasõbrad. Kassid, koerad, muud koduloomad. Minu arust nad saavad nendega väga hästi läbi ja neile väga meeldivad loomad. Nii, see oligi lühidalt võttes kõik lõvi tähemärgi kohta. Loodan, et te leidsite siit midagi, mis kas teie või mõne teie tuttavaga samastus. Ja head aega!